kõigile. Alustame seda uut aastat ja meie Jumalateenistuse Jeesuse nimel. Milline on kõige populaarsem kolmesõnaline fraas aasta alguses? Head uut aastat, on ju? Head uut aastat. Aga milline on kõige populaarsem neljasõnaline fraas? Uus aasta, uus mina, on ju? Olete kuulnud? Aga neid sõnu ei tasu väga uskuda, sest uus lehekülg kalendris ei muuda sind uueks. Kui küsida Saalomonilt, meelt, keda tuntakse tarkuse poolest, siis kuulutas ta juba ammu, et ei ole midagi uut siin taeva all. Aasta järel on kõik seesama, kui keegi hüüab, vaata, see on uus, ära vaimustu, see on seesama vana lugu. Sõnumi piibel ütleb niimoodi. Ta näib vihjavat, et ka meie oleme samuti needsamad vanad aastast aastasse, aga ära usu ka seda, sest Saalomon räägib nendele, kes on ilma Jumalata. Ja selles mõttes on tal õigus, et omast jõust üles ehitatud elu tegelikult viib tõepoolest ikka sellest samasse vanasse loosse tagasi. Aga meie igatseme jätkuvalt koos Jumalaga elada ja kuigi aastanumberi vahetus ei saa meid muuta, siis Jumal saab. Jumal saab meie elusid muuta ja ta tõotab ka teha kõik uueks. Ja see uuenemine muidugi ei sünni väliste muudatuste kaudu ega üksnes heade kavatsuste najal, vaid südamest, mis on avatud temale, on ju. See algab tegelikult alistumisest ja valmisolekust lasta Jumalal kujundada meie mõtteid ja meie valikuid ja meie suunda. Ma loen teile paar rida kuningas George VI kasutas seda 39. aastal oma jõulusõnumis, siis kui natsid olid tulemas ja lubasid Londoni maatasa teha. Ja selle on kirja pannud Minnie Louise Haskins, ma esimese osa loen sellest. Ja ma ütlesin mehele, kes seisis aasta väraval, anna mulle valgus, et võiksin turvaliselt astuda tundmatusse. Ja tema vastas, mine välja pimedusse ja pane oma käsi Jumala kätte. See on sulle parem kui valgus ja turvalisem kui ükskõik, milline teadaolev tee. Nii ma läksin edasi ja leides Jumala käe, astusin rõõmuga öösse ja tema juhatas mind mägede poole ning koidu murdumise suunas üksildases idas. See läheb veel edasi. Nii et kuigi teekond algab pimeduses teadmatuses, viib see Jumala käest kinni hoides meid samm-sammult kõrgemale, koidu valguse poole ja uue alguseni. See ei tõota lihtsalt mugavat teed, kui lubab meile õiget suunda. Selle jaanuari esimesel nädalal ma julgustan teid allutada Jumalale kõik oma eluvaldkonnad, oma unistused, oma hirmud, oma perekond, oma kodu, oma finantsid, oma loovus ja ka oma kujutlusvõime. Kujuta ette tema tõotuste täitumist oma elus. Kuuluta selle aasta üle ja oma elu üle Jumala tahet. See on tegelikult ainus viis olla sel aastal tõeliselt uus. Tõuseme, palvetame ja lähme ülistusse. Kallis taevane Isa, me täname ülistame sinu võrratu armu eest. Sa oled meid kandnud, issand, uude aastast, issand, ja sul on üks imeline plaan me igaühe jaoks. Selles uues aastas, issand, ka koguduse jaoks, koguduste jaoks Eestimaal, issand, kogu selle maa jaoks, issand. Me lihtsalt palume, issand, et sinu tahe sünniks selles uues aastas. Palume, et sinu tahe sünniks täielikult igaühe elus.
issand, aita meil usaldada sind täielikult, issand, panna sind esikohale meie elus, kõiges, issand. Me kiidame, ülistame sind, sest sina oled, issand, meie abi, meie kindlus, meie julgus, meie rahu, meie rõõm, issand, meie varustus, sa oled kõik meie jaoks, issand. Me paneme oma usalduse ja oma lootuse täielikult sinu peale ja anname ennast sinu kätte, issand, ja palume, sündigu sinu tahe nagu taevas, nõnda ka siin maa peal. Jeesuse nimel. Amen. Sind armastan, sinu arm ei lõpe iial. Iga päev olen hoitud su käed. Hetkest, mil ma ärkan, kuni heidan magama, laulan ma Jumal sinu headusest. Sind armastan, sinu arm ei lõpe iial. Iga päev olen hoitud su käes. Hetkest, mil ma ärkan, kuni heidan magama, laulan ma Jumal sinu headusest. Iga päev sa oled ustav, iga päev sa oled hea, nii hea, kogu südamest ja hingest. Laulan ma Jumal sinu headusest. Sul kuulun ma, läbi tule sulle järgnen ja kahtlustes olen lähemal veel. Sa oled minu isa, sõber oled sa ja elan ma Jumal sinu headusest. Iga päev sa oled ustav, iga päev sa oled hea, nii hea, kogu südamest ja hingest. Laulan ma Jumal sinu headusest. Iga päev sa oled ustav, iga päev sa oled hea, nii hea, kogu südamest ja hingest. Laulan ma Jumal sinu headusest. Su headus on järgimas, see järgimas on mind. Su headus on järgimas, see järgimas on mind. Oma elu ahistanud ma nüüd annan sulle kõik. Su headus on järgimas, see järgimas on mind. Su headus on järgimas, see järgimas on mind.
Jumal, sinu headuse. Maailma valgus, sa tulid me juurde, tõid valgust pimedusse. Ilu, mis pani mind sind armastama, lootust mu ellu see tõi. Olen siin, et kiita sind, et kummardada, öelda, et mu Jumal oled sa. Täiuslikult kaunis, täielikult väärt ja täiuslikult imeline sa. Sind kuningas ma nii kõrgele tõsta, auline taevas ja maa. Maa peale tulid, sest meid armastasid, selle eest ülistan sind. Olen siin, et kiita sind, et kummardada, öelda, et mu Jumal oled sa. Täiuslikult kaunis, täielikult väärt ja täiuslikult imeline sa. Olen siin, et kiita sind, et kummardada, öelda, et mu Jumal oled sa. Täiuslikult kaunis, täielikult väärt ja täiuslikult imeline sa. Ei iial mõista hindama, mis maksid mu eest risti peal. Ei iial mõista hindama, mis maksid mu eest risti peal. Olen siin, et kiita sind, et kummardada, öelda, et mu Jumal oled sa. Täiuslikult kaunis, täielikult väärt ja täiuslikult imeline sa. Olen siin, et kiita sind, et kummardada, öelda, et mu Jumal
rohkem Jeesust. Kuidas see võiks praktikas välja näha? Laulame rohkem Jeesust, aga ma ei tea, kuidas teil, aga minul toimib see niimoodi, ma küsisin Jumala käest, et milline võiks olla aastasalm. Ma sain Jumala käest aastasalmi, mis ütles, et otsige esmalt Jumala riiki. Ja siis ma küsin Jumala käest, mida sa tahad, et ma see aasta teen. Ja ta ütles, et kirjuta niimoodi, et Ain, ma tahan, et 2026 ja siis ma ootasin, mida Jumal ütleb ja ta vastas mulle. Ma kirjutasin 7 punkti, mida ta tahab. Ja need panen ma nüüd juhiseks omal eesmärgiks ja nii on see praktiliselt. Ma usun, et see toimib teil ka samamoodi. Nii et Jumal on hea, ta räägib alati ja juhatab meid. Aga enne, kui me läheme edasi, siis ma palun, Andra, ole hea, et me saame võtta kokku vabatahtliku ohvrianni. Tere, õnnistatud uut aastat kõigile. Me saame nüüd teha samal viisil, nagu me oleme teinud kõik aastad, me ei tee midagi uut, vaid me võtame ikka kokku vabatahtliku ohvrianni. Ja enne seda ma tahaks jagada mõtte. Pauluse kirjas roomlastele 12. peatükis 8. salmis Paulus ütleb, kes teistele jagab, andku siira südamega. Paulus räägib siin selles kirjakohas, selles salmis, ka eelmistes ja järgmistes, erinevatest vaimuandidest koguduses. Ja ta toob selle välja, et ka andmine on üks vaimuandidest. See on üks and, mida Jumal inimestele on andnud. Ja ta ütleb, et tehke seda siira südamega. Ja kas te olete kogenud seda, kui keegi on teile kinkinud midagi ja ta on teinud seda tõeliselt siira südamega? See kingituse väärtus võib-olla ei pea olema materiaalselt mingi suur või mingi oluline suurus, aga see, kuidas, millise südamehoiakuga sulle kingitus üle antakse, see juba loeb väga-väga palju. Või kui keegi ütleb, et mul on sinu jaoks aega ja ta ütleme, et ta annab oma aja sinu jaoks, et sind kuulata, et sinuga vestelda, sellel on nii suur väärtus ja see kannab edasi Jumala armastust. Ja kui nüüd mõelda vastupidi, siis kui keegi lihtsalt sulle muu seas viskab midagi või ütleb, et räägi kiiresti, mul pole su jaoks aega, et see ei anna sellist head tunnet. Aga Jumal on helde andja ja ta kunagi ei ütle, et tee kiiresti või et ta kuidagi annaks meile midagi hoolimatult, vaid ta annab seda nii, et me tunneme, et me oleme täidetud, et me oleme armastatud. Ja Jumal kutsub meid andma täpselt samamoodi. Ta kutsub meid olema enda moodi. Ja täna me saame seda jälle teha koos, et saame panna kokku armastuse ohvrianni. Ja palvetame ennem. Armas taevane Isa, suur tänu, et me oleme jälle siin uue aasta numbri sees ja et me võime kõik oma lootused panna jätkuvalt sinu peale. Ja meie jaoks on iga päev uus, aga sina, Issand, oled alati sama. Sa oled alati sama kindel kalju meie jaoks ja me võime kõik oma lootused panna sinule. Ja me ei pea muretsema, Issand, kuigi ma tean seda, et minul on raske sellest murest vahest lahti öelda ja ka kindlasti paljudel, aga Jumal, me võime jälle pöörduda sinu poole ja panna kõik sinu peale oma lootuse. Ja sina armastad meid ja sa täidad meid kõige vajalikuga, nii et meil ei ole millestki puudus. Aamen. Suur tänu igale rõõmsale andjale.
Ja nii kaua korvid ringi, ma ütlen siis teated. Tavapäraselt siis teisipäeviti osadusgrupp G4 kella 7 siin kirikus, kolmapäeval palve hommik kella 10, neljapäeval palve õhtu kella 7, noortekad reedel ja need toimuvad siis 16. jaanuar ja 30. jaanuar. Ja pühapäeviti siis ikka palve hommik kell 10 enne koosolekut, hommikukohv ja jumalateenistus siis kell 11, nagu ikka. Ja järgmise pühapäeval jutustab siis diakon Andra Näeb. Nüüd 11. kuni 18. jaanuar allianss palvenädal ja palvenädala teema on Jumala ustavus oma rahvale. Ja täpsem info on siis infolehes, mis on stendil olemas. Ja siis on midagi huvitavat tulemas 23. jaanuar, märkige omale ülesse, kella 6:30 siin kirikus on teemaõhtu. 23. jaanuar, 6:30 teemaõhtu, 4 pühiluse jõudmine Eesti aladele ja seda juhib siis piiskop Alu Rõmpuu. Et pidi väga põnev olema, nii et võtke oma sõbrad kaasa ja see ei ole ainult kiriku inimestele, see on väljaspoolt kõigile, nii et võtke kaasa kõik, keda saate. Ja meil on ka sünnipäevalapsed olnud see nädal, 29 oli Aire Treirat ja esimene oli Ülle Tagaküla. Nii et soovime teile rohkelt õnnistusi ja armu, kui te vaatate, et Jumal juhtigu teid ja sündigu tema tahe teie eludes Jeesuse nimel. Ja enne kui Alur tuleb jutlustama, siis palun Toomast, et Toomasel oli üks sõnum meile. Tere päevast, armu ja rahu teile, jõudu uut aastat. Jah, me käisime Leaga väiksel reisil Taanimaal ja Alur saatis kena sõnumi sinna ja nüüd ma saadan teile vastuse, mitte mina ei saada, vaid mis ta siis on Väimest saada. Nii. Tere õhtust, sinna oli jah, ta eile õhta kirjutas, siis ta kirjutas tere õhtust, tere päevast või hommikust teile. Tervitust Nelikaarele, õnnistatud alanud aastat. Suur tänu teile armsa tervituse eest, mida Alur kirjutas ja mida Toomas luges Svenborgi 4 pühikoguduse eelmisel pühapäeva jumalateenistusel. Te olete meie jaoks väga kallid ja igatseme teid. Soovime teile kõigile uueks aastaks naeru, rahu ja erilisi hetki koos Jumala ja lähedastega. Aga rahu Jumal ise pühitsegu teid läbinisti ning teie vaim ja hing ja ihu olgu tervikuna hoitud, laitmatuna meie Issanda Jeesuse Kristuse olemiseks. Ustav on see, kes teid kutsub, küll tema teeb sedagi. Teile mõeldes Simon ja Greeter ja sulgudes vähem teadlikud Olivia ja Hemingway. Et jõudu taastab teile kõigile. Suur tänu, Toomas, ja suur tänu pastor Simon ja Grete ja Olivia ja Hemmi ka. Et olge rohkelt õnnistatud ja me oleme teiega mõttes. Ja nüüd palun, pastor Alur, ole hea, jaga, mis Jumal on pannud su südamesse. Tere, armsad vennad ja õed! Aasta ongi alanud ja suur tänu Toomasele ka, et meie sõnum siis on ilusasti kohale jõudnud ja te olete ilusasti ise tagasi jõudnud. Ja nii nagu ikka tavapäraselt on, et aasta algab igaühe jaoks natukene eri moodi, et ei ole päris kõigil ühtemoodi see arvatavasti alanud, kuigi mõned asjad ikka on vist sellised sarnased asjad ka, et arvatavasti teie kodudes seina peal ei ole enam kalendrit, kus on 2025, vaid seal on kalender 2026. Ja kas ei ole huvitav, et selle aasta ajaga võib ikka päris ära harjuda teatud asjadega? Ikka kirjutad kuskil 2025 ja mõni kuupäev
ja lähed nagu selle vana hooga edasi ja uuel aastal ka jälle 2025 ja siis saad sõnumi, kuule, et me oleme uude aastasse ja siis opa, jah, näed, mingid asjad on ikka, mis muutuvad ka, kuigi on kindlasti neid asju, mis jäävad meile arvatavasti kuni surmatunnini samaks. Tänu Jumalale, et uue aasta algus on ühel viisil, võib öelda, ikkagi natuke erilisem ka. Ja see on teatud mõttes ka hetk, kus siis nii mõnigi arvatavasti teist seab teatud sihid, et vaat sellel aastal ma tahaks, et need ja need asjad mu elus juhtuksid või ma saaksin midagi teha teisiti. Erinevad sellised väljakutsed ja vahel on isegi mõne jaoks selline küsimus või ootus südames, et ei tea, kas see aasta tuleb parem kui eelmine aasta või kuidas sellega on. Mõni jälle mõtleb, et no eelmine aasta oli see inimene minu elus nii suure tähtsuse ja kaaluga, ta aitas mul läbi minna sellest aastast, oli mu kõrval toeks. Ja võib-olla küsimus, et kes juhib mind sellel aastal, kui peaksid olukorrad tulema keerulised ja rasked, kelle käes on minu elu või minu elu suund. Ja just sellesse hetke, ma arvan, aasta alguses sobib imehästi meelde tuletada üht piibli võrratut lugu ja see on Vana Testamendi lugu heast karjasest. Ja nii Vanast kui ka tegelikult Uuest Testamendist me leiame rohkelt selliseid lugusid, mis räägivad karjastest. Ja see ei ole, võiks öelda, selline juhuslik kujund, et see sinna on sattunud niimoodi, vaid piibli aegadel oli karjakasvatus igapäevaelu üks väga loomulik osa. Inimesed teadsid, mida tähendab karjale. No see tähendas kindlasti vastutust karja eest, hoolitsemist karja eest, kohalolekut, aga ka ohtude märkamist. See oli karjase ameti üks lahutamatu osa, sa pidid jälgima. Ja mitte ainult piibli aegadel siis, vaid kui tulla siia meie oma Eestimaa pinnale ja veelgi lähemale siia Saaremaa pinnale, siis see pilt ei ole ju meie jaokski võõras. Vanem põlvkond mäletab kindlasti aega, kus igas talus olid loomad ja keegi pidi iga jumala päev minema sinna lauta, andma loomadele süüa, talitsema, hoolitsema ja ükskõik milline ilm oli, sul tuli ikka minna. No siin on Maimu, kellel on olnud looma, ma ise olen kasvanud üles talus, kus olid kõiksugu pudulojused ja väga hästi tean, mida tähendab ühe karjase hoiak. Ja võiks öelda, et täna selles situatsioonis, kus me oleme, enam sellisel kujul päris see asi enam ei eksisteeri või ei tööta. Vahepeal on toimunud muutused, on suured farmid tekkinud, tehnoloogia on muutunud, juba ei olegi vaata, et inimest peaaegu lauta vaja, kõik teevad robotid ja masinad ära. Aga üks põhimõte on ikka kõigi nende asjade juures jäänud samaks. Ja nimelt, keegi peab ju vastutama elu eest, kes ta siis iganes on seal. Ja seetõttu võib öelda, et selline karjase metafoor või karjase pilt on ajatu. Ja see räägib väga hästi Jumala ja inimese vahelisest suhtest, aga ka koguduse ja selle juhtimise vastutusest. Kuid veelgi lähemalt tulles võiks öelda, et ta räägib meie igapäevastest suhetest oma kaaskodanikega. Issand on minu karjane. Ma loen selle psalmi, see ei ole pikk, aga siia aasta algusesse ma leian, et see sobib imehästi. Ja kui sul on piibel kaasas, siis sa võid selle avada ja meil üldiselt on tehniline pool ka nii hea, et tuleb siia ekraanile ka psalm 23, see Taaveti laul. Issand on mu karjane, mul pole millestki puudust. Haljale aasale paneb ta mind lebama, hingamisveele saadab ta mind. Tema kosutab mu hinge.
ta juhib mind õiguse rööbastesse oma nime pärast. Ka kui ma kõnniksin pimedas orus, ei karda ma kurja, sest sina oled minuga. Su karjase kepp ja su sau, need trööstivad mind. Sa katad mu ette laua mu vastaste silma all. Sa võiad mu pea õliga, mu karikas on pilgeni täis. Ainult headus ja heldus järgivad mind kõik mu elupäevad ja ma jään issanda kotta eluajaks. Psalm algab sõnadega: issand on minu karjane, mul pole millestki puudust. See ei tähenda, et elus ei oleks raskusi. Me kõik oleme neid kogenud. See tähendab, et nendes raskustes olles ma ei ole kunagi üksi. Keegi on seal minuga. Ja kui seda psalmi lähemalt vaadata ja sellesse süveneda, siis sa näed, et karjane ei vii lambaid ainult rohelistele aasadele, kus kõike on küllaga, vaid ka läbi pimedate orgude. Ka need on üks osa inimese elus sellel teekonnal, kus me oleme. Aga see võrratu asi on, et ka seal nendes orgudes ei ole me üksi. Karjane ei jäta meid üksi. Uue aasta alguses ei tea ju meist keegi täpselt, millised katsumused meid ees ootavad. Me võime aimata siit ja sealt, et selline asi võib tulla, aga päris kindlalt me ei saa seda öelda, et jah, täpselt nii see juhtub. Või millised haigused kedagi tabavad või kaotused või millised on valikud. See kõik on nagu natukene teadmatus ka meie eludes. Või millised rõõmud või õnnistused on meid ootamas. Ka seda me päris täpselt ei tea. Aga küsimus ei olegi ainult, mis meid ootab, vaid kes läheb koos meiega. Kellega koos läheme meie sellesse aastasse. Tänapäeva inimene otsib turvatunnet ja väga erinevatest asjadest. No näiteks võime tuua, et kui inimesel on kindel töökoht, siis see teatud mõttes annab nagu turvatunded. Ikka saan kuu lõpus selle palga kätte ja kõik on hästi. Või mõni on korjanud aastaid oma sääste ja teinud erinevaid kindlustusi. Ta tunneb nagu, et see on ka üks turvatunne minu elus. Või tänapäeva tehnoloogia ja info, mis püüab ka inimest toetada. Need kõik on head. Ei ole, et nad oleksid halvad. Ja nad on isegi teatud olukordades vajalikud. Aga ükski neist ei asenda karjast. Nad võivad olla, aga nad ei asenda karjast. Kes tunneb oma lambaid, nii nagu Piibel ütleb, nimepidi. See kõik on üks karjas, üks imeline omadus. Ja Piibel räägib meile ka, et on erinevaid karjaseid. Ta räägib headest karjastest ja ta räägib mitte nii headest karjastest. Ja ta räägib nendest väga ausalt, kellel on pilk suunatud iseendale. Jesaja isegi ütleb natuke väga karmilt, et nad on karjased, kellel ei ole arusaamist, igaüks eranditult oma kasu peale väljas. Ja see kehtib paraku ka tänapäeva maailmas. Karjaseid on väga erinevaid, olgu koguduses või olgu perekonnas või töökohal sinu ülemused või riigis meie valitsejad. Seal võib öelda, et on kahte sorti, tõepoolest. Ühed on karjased, kes on teeniva südamega, kes teenivad. Ja on teised, kes on väga isekad ja ainult oma kasu peale väljas. Hea karjase tunneb ära millest? Võiks öelda sellest, et ta ei kasuta inimesi kurjasti ära. Ta peab nendest hoolt. Ta on kohal ka siis, kui see on tema jaoks ebamugav, kui ei ole kõik hästi, aga ta on olemas, ta on seal. Jeesus ütleb väga ilusasti Johannese 10. peatükis, et palgaline põgeneb, kui hunt tuleb, aga hea karjane jääb. Ka meie elus on ju ikka see küsimus,
keda me järgime sellel aastal, keda me järgime ja millised karjased me tegelikult ise oleme, kas oma perekonnas, oma töökohal, millised me oleme. Jeesus on hea karjane ka täna ja Jeesus ei rääkinud heast karjasest ainult teoorias, vaid kui me vaatame ja loeme, siis me näeme, et ta ütles, mina olen hea karjane ja ta tõepoolest seda ka oli. Kuidas me seda näeme? Ta otsib kadunut, kui keegi oli kadunud ja ta teeb seda ka täna. Ta näeb igat inimest ja ta näeb neid, kes on võib-olla eelmisel aastal ekselnud ja ei leia enam tagasiteed. Tema näeb, tema teab ja tunneb. Tema ei loobu inimesest, kes on eksinud ja ta ei mööda ka meie väärtust meie tulemuste järgi. Mõelgem kas või tänapäeva näitele, kui sinu imeline, nutikas ja kallis telefon kaob ära. Mis sa teed? Sa hakkad teda otsima. Ja sa otsid ja otsid ja otsid, sa otsid teda igalt poolt, et see üles leida. Või kui sinu dokument läheb kaotsi, me teeme kõik selleks, et see taas üles leida. Aga kui inimene kaob, keegi ununeb, väsib, eemaldub, murdub, kas me siis märkame neid? Jeesus märkab täna ka sind. Mis iganes ei ole täna see olukord sinu elus, tema märkab. Ja ta kutsub ka kogudust olema just selline paik, kus eksinud inimest otsitakse, mitte ei sildistata. Kus nõrka inimest toetatakse, mitte ei tõugata teda eemale. Kus inimest koheldakse nii nagu Jeesus kohtles armuga, osutades armu. Uus aasta on kätte jõudnud. Kas see on juhitud või on ta juhuslik? Uue aasta alguses on minu meelest hea küsida, kes on minu karjane sellel aastal? Kes ta on? Kelle häält mina sooviksin kuulda kõige enam sellel aastal? Ja kellest või millest ma lasen ennast juhtida? Need on ikka need hetked uue aasta alguses, kus me võimalik, et mõtleme ja teeme järeldusi, mis eelmine aasta oli võib-olla mitte nii hea ja kuidas see aasta võiks olla parem. Me elame ajas, kus on ju väga palju hääli meie ümber. Kui me mõtleme sotsiaalmeediale, tohutud platvormid on välja arendatud, igaüks püüab midagi öelda sealt sulle või avaldada arvamusi erinevates kontekstides. Hirmud ja surve on meie ümber igapäevaselt, aga Jeesus ütles, minu lambad kuulevad minu häält. Kuidas on sellega? Kas see elukiirus ja tempo ei ole ka see, mis püüab meid eemale vaikusest tõmmata ja pidevalt oleks askelduste sees? Või leiame sellel aastal, et on oluline teatud selline heas mõttes distsipliin seada oma elus, võtta iga päev hetk vaikset aega, et kuulda, mida ütleb minu karjane ja panna sellel ajal kõrvale kõik see, mis on sotsiaalmeedia või muu meediamüra meie ümber, sest lõppude lõpuks me ju igatseme järgneda oma heale karjasele ja kuulda tema häält. Uus testament tuletab meelde, et karjaseks olemine, see ei ole ainult üks amet, vaid see on üks eluhoiak inimese elus. Jeesus ütles Peetrusele nii ilusasti, hoia mu lambaid kui karjane. Ja Paulus rõhutab ka, pange tähele iseennast ja kogu karja. Ja see kehtib nii koguduste juhtidele, aga samamoodi ka lapsevanematele, sest ka lapsevanemad on otse kui karjased oma lastele. Aga samamoodi ka õpetajatele koolis, kõigile, kelle juurde Jumal on kellegi läkitanud. Üks koguduse pastor on öelnud, kui ma peaksin eksima, siis pigem selles suunas, et olen inimeste suhtes armuline, aga samal ajal ka õiglane. Uue aasta algus, ma usun, on ka seada üks hea siht. Rohkem armu, vähem karmust. Rohkem kuulamist, vähem hukkamõistu. Ja kõike seda tehes
olles õiglane, et takistada ebaõigluse levimist. Igaühe käes on natukene võimalust seda teha. Ja lõpetuseks meenutagem Pauluse sõnumi, kui ta ütleb, riietuge südamliku halastusega, heldusega, alandusega. See on ühe hea karjase meelsus. Ja uue aasta alguses ei tea me tõepoolest kõike, mis meid ees ootab, aga me teame üht. Hea karjane käib meie ees, ikka ja alati. Kui tema juhib, siis ka tundmatu tee, mida ma veel täna täpselt ei tea, see ei ole hirmutav, sest ma tean, et hea karjane soovib mind juhtida. Olgu see aasta siis, kus me õpime rohkem usaldama, rohkem hoolima ja rohkem kuulama oma hea karjase häält. Ja piibliraamat, veel raamatu aasta kestab, on üks unikaalne raamat ja seda ka ei tohiks unustada üks Jumala laps. Saagu see raamat ka ikka sellel aastal üheks kallimaks raamatuks meie elus. Ja tänapäeva nii-öelda äpid, mis ka on võimalused andnud, et oma piibliraamatut kaasas kanda reisidel ja mujal, kus sa oled liikumas, on üks hea võimalus seda kasutada. See on see roog, millest meie elame ja mida me vajame vaimulike inimestena iga päev. Nii et julgustan teid, armsad vennad, õed, selle aasta alguses leidma ikka päevas üks vaike hetk. Ja ma usun, et mitmed juba teist seda praktiseerivad, aga kes veel seda ei ole millegi tõttu teinud, siis püüdkem see leida, et panna tähele ja kuulata, mida hea karjane on minule täna ütlemas. Tõuseme palvele. Hea karjane Jeesus Kristus, me täname sind, et võime alustada seda aastat ühes sinuga. Ja täname sind sinu sõnade eest, mis on nii lohutavad ja trööstivad, ka siis, kui me oleme eksinud või täpselt ei tea, mis me peame tegema, mis ees seisab, siis sinu peale vaadates ja sinule toetudes me võime olla kindlad, et me ei ole üksi nendes olukordades. Jumal, ma tänan sind iga venna ja õe eest, kes on täna siin selles paigas, aga kes peab ka tervise tõttu viibima haiglas või mujal. Issand, olgu sinu püha vaimu lähedal olu andmas neile uut jõudu sellel aastal ja eriti armu kogeda ka nendes hetkedes, kus me oleme käitunud võib-olla ülekohtuselt, võib-olla ebaõiglaselt. Issand, me lihtsalt palume, et sinu arm jälle puhastaks meie südamed ja me võiksime astuda sellesse aastasse ühe rõõmu ja rahuga, teades, et sina tõesti oled koos meiega. Tänu sulle, Jeesus, et sinu kätte usaldades endid me võime kindlalt teada, et iganes, mis ees seisab, sa ei jäta meid maha. Sa oled meiega koos. Palume sinu lähedal olu oma vendadele, õdedele Ukrainas. Ka see koledus, mis seal on, me palume, et see võiks lõppeda, rahu võiks saabuda, issand. Õiglane rahu ka, Jeesus. Sinu käes ei ole midagi võimatut. Ka nende katsumuste ja orgude läbides me tahame hoida kinni tugevasti sinu käest, issand. Ja eriti palume meie noorte pärast, issand, siin Eestimaal ka, et kõigi selle infomüra keskel nad kuulaksid ja oskaksid tähele panna sinu häält ja juhatust. Tee elavaks oma sõna, kui nad seda loevad. Tee nende palveelu elavaks ja sügavaks, issand, et nad leiaksid ühe tugeva osaduse sinuga. Ja aita meid, karjaseid Jumal, juhtida karja tõeliselt alandliku südamega. Issand, me soovime, et see aasta oleks üks imeline aasta igas mõttes meie jaoks, kus me õpime sind paremini tundma. Tänu ja kiitus, et sina oled ikka julgustaja, issand. Aamen. Ja täname Jumalat selle julgustava ja võiks öelda, et armu andva aasta eest ka kiituse ja tänu lauludega ja meie ülistajad juba on valmis, nii et täname issandat.
mis kutsub end sinu nimega. Põleta kõik ebajumalad, millega end ümbritsenud tahes tahtmata. Õpeta meid kuulama su häält, sest sina räägid uut iga päev. Puhasta oma vaimu tulega, kogudus, mis kutsub end sinu nimega. Põleta kõik ebajumalad, millega end ümbritsenud tahes tahtmata. Õpeta meid kuulama su häält, sest sina räägid uut iga päev.
on mu igatsus olla su lähedal su ees. See on mu igatsus, Jumal, su armastust kogeda. See on mu igatsus, end anda taas vaid sinule. See on mu igatsus, et võiksin olla su jalge ees. Kõige pühamas paigas su armust võid seista ja hüüda mind täida oma väega sa. Kõige pühamas paigas ma igatsen seista, et Jumal sind kiita kogu südame. Kõige pühamas paigas su armust võid seista ja hüüda mind täida oma väega sa. Kõige pühamas paigas ma igatsen seista, et Jumal sind kiita kogu südamest. See on mu igatsus olla su lähedal su ees. See on mu igatsus, Jumal, su armastust kogeda. See on mu igatsus, end anda taas vaid sinule. See on mu igatsus, et võiksin olla su jalge ees. Kõige pühamas paigas su armust võid seista ja hüüda mind täida oma väega sa. Kõige pühamas paigas ma igatsen seista, et Jumal sind kiita kogu südamest. Kõige pühamas paigas su armust võid seista ja hüüda mind täida oma väega sa. Kõige pühamas paigas ma igatsen seista, et Jumal sind kiita kogu südamest. Et Jumal sind kiita kogu südamest. Suur tänu ülistajatele ja suur tänu kõigile. Suur tänu Alurile selle hea ja julgustava sõna eest. Ja ma tahtsin ühe mõtte öelda, et Jumal ei oota meilt uuel aastal täiuslikkust või rohkem pingutamist, vaid ta tahab, et me õpiksime paremini koos temaga käima ja koos temaga. Ärme teeme Jumala auks, vaid Jumalaga koos kõike. Kus iganes me liigume, mida iganes me teeme, koos temaga. Ja see on parim. Pastor, ole hea, õnnistussõnad. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle rahu. Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen.